Jaanuari keskpaik oli toonud näilise rahu. Elena majas kulges elu justkui kindlas rütmis. Agne jagas oma aega kodu, töö ja Hanno vahel, kes täitis üha enam tema õhtuid. Elena tundis, et Agne eemaldub ja see tegi ta rahutuks. Vaikus majas muutus vahel liiga kõlavaks. Ühel hilisel õhtul, kui Agne koju jõudis, ootas Elena teda köögis. Pinge kasvas kiirelt. Sa oled õhtuti Hannoga ja mina olen siin üksi, ütles Elena. Agne jäi vaikseks. Tema pilk libises üle laua, kuid sõnu polnud. Nende vaidlust kuulis ka Säsil, kes astus ligi ja püüdis pinget leevendada. Kuid lõpuks ütles Elena lause, mis lõikas sügavalt. Agnel on Hanno, Säsilil on Oskar, aga minul ei ole kedagi. Need sõnad jäid Agne hinge kummitama. Öösel ta keerles voodis ega leidnud und. Järgmisel päeval ilmus Elena kabinetti Alex. Ta rääkis, et tema abikaasa Eva-Liisa on kadunud. Elena tunnistas vastumeelselt, et oli teda varem võõramehega näinud. Alex otsis vastuseid vana Matilda juurest, kes ütles, et Eva-Liisa oli hüvasti jätnud ja viidanud sellele, et Alexi südames on teine naine. Need sõnad jäid kõlama nagu kaja. Samal ajal sai Elena Agnelt šokeeriva kõne. Säsiliga oli juhtunud raske õnnetus. Kiirabi viis ta haiglasse, kus Agne ja Elena nutsid ootesaalis. Tunnid venisid piinavalt aeglaselt. Lõpuks kinnitas arst, et operatsioon oli õnnestunud. Palatis lebas uimane Säsil, vasak käsi kipsis. Agne hoidis tal käest ja sosistas, sa oled mulle nagu õde. Hetke hiljem ilmus uksest Oskar lilledega ja palatisse tuli korraks soe lootus. Särav värv talvehalluses. Õhtul kodus arutasid Agne ja Elena, kuidas elu korraldada. Mõne päeva pärast lastakse Säsil haiglast välja. Elena pidi jätkama tööl käimist, Agne aga otsustas jääda rohkem koju. Köögilaual suitsevad küünlad, kuid vestluse toon oli tõsine. Samal ajal jäi Alex mõtlema Matilda sõnadele. Lumehangesid mööda sõites mõistis ta, et see keegi teine tema südames on Agne. See teadmine oli korraga hirmutav ja vabastav. Järgmisel hommikul kohtus ta Elena kabineti juures ja tunnistas kõik. Eva-Liisa kadumisest, Matilda sõnadest ja lõpuks oma tunnetest Agne vastu. Elena kuulas, aga tema sees kasvas irdumine. Ta tundis, et kõik teised on seotud, ainult tema elu seisab paigal. Samal ajal külastas Agnet Hanno. Ta pakkus reisi, aga Agne raputas pead. Säsil vajab mind. Hanno kallistas teda ja lahkus. Agne jäi kööki seisma, kuuldes ainult kella tiksuvat heli. Õhtul kattis ta piduliku laua kahele, tahtes Elenat rõõmustada. Kui Elena koju jõudis, leidis ta eest kauni laua. Küünalde valgus tantsis seintele varje. Kuid tema sees keerles juba mõte. Agne peaks tagasi oma majja kolima, et Säsilil oleks linnas lihtsam arstida ja taastusraviga. Algul rääkisid nad rahulikult, aga peagi ütles Elena välja oma mõtte. Agne tardus. Elena, mida sa ütled? Siis lisas Elena veel midagi. Alex oli tema juures käinud ja tunnistanud oma tundeid Agne vastu. Agne puhkes peaaegu nutma. Ja pärast seda kõike tahad, et ma läheksin? Kas sa oled unustanud, et nüüd on Alex minu naaber? Õhk täitus pingest. Elena ütles, et tal on vaja ruumi. Agne vastu. Ja kes meie siis Säsiliga oleme, kui mitte osa sinu elust? Õhtu lõppes vaikuses. Küünlad põlesid lõpuni ja jätsid maha ainult sulanud vaha. Hommikul, kui Elena oli tööl, pakkis Agne oma asju. Must ratastega kohver täitus riietega. Ta pani selle autosse ja sõitis lumisel teel tagasi oma majja. Teepervedel seisid hanged ja taevas oli hall. Samal päeval lasti haiglast välja ka Säsil. Agne ei tahtnud veel Elenaga kohtuda, seega palus ta Hannol tüdruk haiglast ära tuua ja enda juurde viia. Nii sai alguse uus etapp. Agne oli naasnud oma majja, et Säsili eest hoolitseda. Alex kandis endas äratundmist, mis teda painas. Hanno jäi valmis aitama, aga mitte kõike muutma. Elena aga seisis õhtul oma koduakna ees, vaadates hämarduvasse talveõhtusse. Tema kõrval ei olnud kedagi. Ta tundis üksindust, mis ei tahtnud kaduda. Lugu jätkub.